Tere head merevaate sõbrad! 200 aastat tagasi, 11. juulil 1819 sõitis kroonlinnast välja Eestimaal Saaremaal sündinud Bellingshausen, et leida üles oletatav manner Antarktis. Ja tema on üks esimesi inimesi, kes seda mannert kunagi nägi. Nüüd, 200 aastat hiljem, stardivad eestlased samasugusele Antarktika retkele. Spetsiaalselt soetati selleks retkeks mootorpurjekas, ehitati ümber ja täna me näeme, kuidas see uhke alus ristitakse ümber admiral Bellingshauseniks. Tervitus, Tiit! Tere, Marko! Mäletad mind veel või? Tuleb vanadest sadamatest meelde. Kui pikalt see sõit siis nüüd kestab? Juulikuus läheme me välja ja reisi kulminatsioon saab olema 2020 jaanuari lõpus Antarktika vetes, kus me siis tähistame seda hetke, kui 200 aastat tagasi admiral Bellingshausen Antarktist esimest korda nägi. Ja palju siia nüüd siis kogu aeg nii-öelda madruseid peale tuleb? Laevas on 12 meeskonnaliiget kogu aeg, siin on siis professionaalsed kaptenid, mehaanikud, see on mootorpurjekas, ta vajab ka mehaaniku teadmisi ja kätt. Ja meeskonnast ühe osa moodustavad siis erinevad mereteadlased ja räägivad siis meile oma lugusid sellest, mida me meres näeme, kuidas lained tekivad, millised kalad, millised linnud ja mis eriti oluline meie reisi kontekstis, räägime maailma mere tervisest ja ka kliimaprobleemidest, sest kus tänapäeval on kõige sümboolsem, aktuaalsem kliimaküsimustest rääkida ikka Antarktikas. Aga purjeka peal ikkagi elada, töötada, kui külm seal on? No me läheme sinna Antarktikas suvel, mis tähendab seda, et eks ta on Eesti talv. Mõned kraadid miinust, 0 päeval, saab isegi võib-olla plussi kätte, aga mis muidugi muudab olukorda kohe on see, et seal on tuul, see on hästi tuuline regioon ja iga miinuskraad võimendub seal nagu kordade ees. Nii et me oleme valmis ja ka see laev, mis varem on sõitnud põhiliselt Vahemerel, sai siis Saaremaal ümber ehitatud nii, et ta on nüüd valmis polaaraladel sõitmiseks, küttesüsteemid, isolatsioonid, kõik see peab meid siin soojas hoidma. Aga teil peavad olema väga kindlad mehed seal ikkagi, et kogu aeg ei lehkaks see ilus messiruum okse järgi, kui sa ütled, et nii kõvad tulevad. Kindlad mehed peavad olema küll. Ma alustan sellest, et näiteks Antarktika etapil on selle laeva kapteniks mees, kes oma igapäevast leiba teenib Botnica jäälõhku ja Botnica kaptenina ja sõidab siis, on viimased hooajad sõitnud Arktikas. Aga nüüd, kuidas siis Botnica kapten hindas selle laeva võimekust kokkupõrkel jääkamakaga? Seda hinnangut ta ei andnud, sest ta ei põrka jäämäega kokku. Seda on juba palju räägitud, aga ma küsin sinu käest ka, Tiit, et milleks meile peaks üldse keegi Bellingshausen, meile eestlastele, miks peaks meile põlisvaenlase sigitikk korda minema? Vaatan, see on üks põhjus, millele üks alus, millele me oma reisi oleme ehitanud. Nimelt Bellingshausen Eestis sündinud, saksa rahvusest, Inglise merendusorientatsiooniga Vene admiral, kelle avastused tõid kasu kogu maailmale, ehk näidata seda, et tänapäeva maailmas suured asjad, suured teadustööd, suured avastused ongi üks rahvusvahelise koostööprojekt. See on üks meie reisi alusmõte. Kindlasti oleks olnud ekstra põnev teha see reis kaasa 200 aastat tagasi koos saarlase Bellingshauseni endaga. Aga midagi pole parata, kui sul ajamasinat ei ole, siis taoline asi ei tule kõne allagi. Aga me saame täna minna merele tänaste saarlastega, kes täna merd künnavad
Eelmises saates me tegime tutvust traallaeva Ingel meeskonnaga ja täna lähme nendega kilu välja tõmbama. Kella 4 paiku hommikul asus Saaremaalt Mõntu sadamast teele traallaev Ingel. 3 tundi hiljem on laev lagedal Läänemerel ja meeskond on valmis tegutsema. Aga kilupüük ei käi ehku peale. Kapten Vambole ja tema abiline tüürimees Mati peavad enne ringi tiirutama ja kajaloodi abil selgeks tegema, kus kala üldse liigub. Ja näib, et täna on õnn kalurite pool. Kapteni märguande peale suunduvadki kõik riietuma ja traali sisse laskma. Täna me püüame kilu ja mingi osa sellest on ka räime. Eks nad hoiavad ikkagi ka niisuguste kohtade peale, kus on isopaadid, kus toidulaud on nagu rikkalikum ja nii edasi. Isopaat on siis see sama kõrgusjoon, eks ole, kaardi peal on. Sinka-monka, see on mingi astang merepõhjas. Ja seal siis ütleme, see meri keerutab mingit heina või rohtu või toitained ja seal nad siis nagu söövad. Toidulaud on nagu rikkalikum ja nad hoiavad ikkagi niisuguste igasuguste astangute jätte peale rohkem. Meestel on käed-jalad tööd täis ning suur traalnooda rull kahaneb ja kahaneb tasapisi. Siin ikkagi see traal siis, seda veetakse mööda põhja. Ei pea mööda põhja vedama, olenevalt sellest, kus me seda kala näeme, kas ta on põhjas või on ta kuskil pooles vees. See on võib pelaagiliselt püüda kui ka põhjast püüda. Pelaagiline tähendab siis seda, et ta ei lohise mitte põhjas, vaid täpselt sellel kõrgusel, nagu teie otsustate. Täpselt nii. Et kalad ikka kätte saada, peab eriti tähelepanelik olema traalmeister Kalle. Ta punub ruttu kinni augud, mille eelmine püük traalile jättis. Ülejäänud mehed saavad mõneks ajaks puhkama, aga kapten ja tüürimees jätkavad tööd. Neil tuleb nüüd kilud ja räimed traalikotti püüda. Nii kaua, kui see püünis on sees taga, siis põhimõtteliselt töötate teie siin tüürimehega. Sõidate mingisugust, ma ei tea, S-i või... Täpselt nii. Meil on traali külg ja traali ülemise sellise külge kinnitatud andur. Enam-vähem sama funktsioon, mis laeva all. Ja ta näitab meile siis, kui me räägime sellest traalist, siis mida me siin näeme seda joont üleval, see on nüüd ülemine selis. See tume joon siin all on põhi. Ühtlane punane. See on ühtlane punane põhi ja kõik, mis me siin vahel nüüd näeme, on kalaparved. Nagu sellised põõsad. Need on puhavad kalad juba. See on puhakalad, jah. Ja ta näitab ka meile, praegu me tegeleme põhjapüügiga, tähendab meil traali alumine selis on põhjas ja praegu nüüd ütleme horisontaalava me näeme siit. Ta on kesklane meil 14 meetrit, üle 14 meetri. Ma valetan, vertikaalava, see näitab vertikaalava ühesõnaga ja selleks on nüüd traalnooda ülemise sellise külge pandud ujukid, mis seda lahti hoiavad ja all raskus. Ja külje pealt kisuvad laiali siis need traallauad, need suured metallist plaadid, eks ole. Ja mille järgi te nüüd teate, et see traal täis saab? Meil on ka pärakoti küljes andur, mis meil hakkab signaali andma, kui juba mingi kalad seal sees on, aga mida ei saa puhta tõena võtta alati. See 12 tonnist hakkab nagu signaalitama vaikselt. Kaua peab kammima seda merd, enne kui 12 tonni ikka seal sees on juba? Viimasel ajal on siin 2 tunniga hakkama saanud. 2 tundi traalid ja siis 2-30 tonni. Kui ikka kalanäit on ja ta ikka läheb traali ka, siis ta hakkab juba tunni aja pärast piiksutama, näitab, et 12 tonni on sul sees. Ja siis võtad umbes veel, et natuke rohkem saaks. Kui 12 tonni püünises, läheb kõigil jälle kiireks. Traalnoot tarvis kokku kerida ja kalad välja võtta. Et siis uuel ringil kõike jälle korrata. Näiteks samuselt eest tõstan peale ja... Selle sopi tõstate nagu kraanaga peale? Jah, 1,5 tonni kaupa võtame järjest. See vaheseintega osa siis see põhimõtteliselt? Sinna laseme kala, ja all on trümm. Ja seal poisid lasevad torudega konteinerid täis. Ja palju siis nüüd, kui laev on täis, palju seda kala siis peal on, kui laev on õnnestunud püügiretk,
ja no ega siin üle 40 tonni eriti lähe. Ta võtab laevani kreeni, see kalasalv on ühe pordi peal ja ta võtab nii kreeni muidu kui rohkem lähe. Noh, me astusime Ingli pardale natukene peale kella 4 hommikul, kott pimedas, mehed olid veel uniste nägudega. Praegu on kell 1 päeval ja meie püük on lõppenud tegelikult. Kõik kala on laevas, traalnoot on sisse võetud, mehed all panevad siis kala veel jaotavad külmakastidesse jääpudruga segi ja siis algab tagasi Mõntu poole sõit. Kohe kui voolikust parras puhtaks lastakse, puhastatakse, siis satub palju kalu, mis on katkised või ülejäänud, siia laeva kõrvale solgi toru juurde ja näete, nagu Hitchcocki linnud on siin koos kõik. Nii nagu linnud mugivad, on ka meil aeg magusid täita ja ajada törts kalamehe juttu. Olete eluaeg olnud meremehed, kalamehed, et kas te seda ametit noortele meestele ka soovitate? Noori see asi ei huvita eriti, nad ei. No, praktikal on käidud ja noored mehed koolist tulevad ja käivad ja ega palju rohkem ei taha. Aga kui te ise saaksite uuesti valida, ütleme, ega te ei hakkaks ju rätsepaks? Ega ei hakkaks küll, Siis hakkaks pankuriks. Pankuriks tahaksid seda? Ilmselt kalalaevad jäävad varem või hiljem lihtsalt lüüaks, et teil pole, see me oleme kõik vanad mehed juba suhteliselt, eks ole, aga noore peale siia ei tule. Aga siis, kes siia tulevad, siis Filipiinod või? Ei tea, kuidas nende see asi välja kukub, see on omati küsimus, kas kaluga kätte saavad. Filipiinod võivad ju tulla. Aga noored mehed peavad seda liiga raskeks isegi, kui nad käivad, praktikant on olnud ja lihtsam on kuidagi kuskil kaubalaevas sõita, kui tahad merd sõita ja mingid füüsilist tööd ju pole praktiliselt. Ei no, sa ütlesid, et te olete kõik vanad mehed, kuidas te siis selle raske tööga toime tulete, kui noorid? Ju me harjunud oleme. Ega siis need konteinerid... Nad on nii vedelad tänapäeval. Konteinerid on ju alles... Konteinerid on ju eilne päev. Vanasti oli kõik kalakassidega käis ja käsitsi kõik tuli käest läbi lappide. Sadade tonnidega. Keegi oli kunagi välja arvestanud, et üks keskmine traalimees on käinud maakerale tiiru peal ja pool sellest ajast on kalakass üles on. Kell sai just 4, 16.00. Ingli pardale astusime kell 4 ehk siis 12 tundi tagasi. Meile, televiisori onudele Merevaate saatest, saab tänane päev läbi ja sellest jääb ilus mälestus. Aga meremeestele, kaluritele ei ole tänane tööpäev veel lõppenud, sest et sadamas on vastas vastav masin ja algab püütud kalade maha laadimine. Alles seejärel saavad nad puhkama heita, valmistuda selleks, et homme kõike jälle otsast peale alustada. Eesti mehed, noored mehed, keskealised mehed, miks ka mitte vanemad mehed. Mõelge järgi, võib-olla ootab teid kaluri iidne ja aus elukutse. Ja mõtle mu sõnade peale! Tänapäeval on inimesel väga lihtne, süda ihkab tal merele, tahab minna, tal on ka natukene kõbinat taskus, võtab lahti nutiseadme, trükib otsingusse merele või purjetama või mida iganes, leiab väga palju võimalusi, kuidas merele pääseda. Aga kuidas see asi oli Jaak vanasti, kas selline lihtne Eesti talupoiss, kui ta hirmsasti ihaldas merele või minna teisel poole maakera, millest oli kuulnud, kas ta sai üldse siit kuskilt kai äärest omale töökoha või reisiselli koha või? Et siin on olnud kaubasadam ja olnud sõjasadam. Et kui ütleme kaubasadam, siis tuli olla mõnes võib-olla kõrtsis ja üritada mõnele siis kaubalaeval ennast rääkida.
aga kui oli siin Vene impeeriumi sõjasadam, siis tuli lihtsalt minna Vene armeesse aega teenima. Muide toona oli ajateenistus 25 aastat, nii et seal oli kindlasti lootus saada mõne sõjalaeva peale. Aga lähme siis vaatame, Jaak, mismoodi siis see Vanasadama piirkond mere poolt välja paistab. Purjekas ootab meid, astu peale. Me tegelikult täpselt ei teagi, kus asus nagu muinasaegne sadam. Sest merepiir, 8. sajandist kulges umbes, siis Viru väljak, seal mere puieste kandis. Et kuskil seal kandis võis asuda siis muinasaegne sadam ja ju tegelikult ka veel ju keskajal meri põhimõtteliselt või merelained loksusid peaaegu vastu nagu Paksu Margareeta valli. Ja kuskil seal see Paksu Margareeta siis lähedal asus ka see keskaegne sadam. Ja nüüd oluline murdepunkt on Põhjasõda. Kui 1710 siis Tallinn alistub koos Eestimaa rüütelkonnaga Vene tsaarile Peeter Esimesele, algab siis Vene aeg ja 1714 siis Peetri käsul hakatakse samma siia siis Vanasadama kanti juba rajama Vene impeeriumi siis uut sõjalaeva sadamat koos admiraliteedi töökodadega, kus siis tõesti juba alates Peetri ajast ehitatigi siis Vene impeeriumile, mis muudkui kasvas, eks ole, uusi sõjalaevu ja muidugi ka tehti korda vanu. Kuni siis järgmine oluline murrang toimub pärast Krimmi sõda 1860. aastatel, kus siis Tallinn kustutati Vene impeeriumi kindluslinnade nimekirjast. Ja siis jällegi muutus see sõjasadam tavaliseks kaubasadamaks. Ja muide, mis on veel oluline, et tsaari ajal seda Tallinna, siis Vanasadama ümbrust, see Ahtri tänava kant ja seda tunti Tallinna Uus-Hollandina. Ja põhjus selles, et sealsed sadama kanalid, sinna suubus verga veel ju Härjapäe jõgi ja siis need paekivist sadama laohooned, need kõik natuke meenutasid siis madalmaade suuri sadamalinnasid. Ja sealt siis tuligi see siis Tallinna Hollandi nimetus ja see admiraliteedi bassein siis ehitatigi välja nüüd ülemöödunud sajandi vahetusel. Selline oli siis Vanasadama ajalugu. Aga mis ootab seda piirkonda ees tulevikus? Sina, Piret, kindlasti tead väga hästi, mis siin juhtuma hakkab siin Vanasadamas, selles mõttes, et kõik see ala siin selle Vanasadama ümber on juba aastaid üks kopsimise ja saagimise ja raiumise sellise fooni taustal kogu aeg arenenud, aga kuhu siis see meie sadam siis lõpuks areneda tahab? Vanasadamat hakkab läbima jalakäijate promenaad, mis ühendab siis Kadrioru Pirita suuna Kalamajaga. Ja siia kujuneb uus linnaväljak, uus linnakeskus. Linnakeskus siis mere äärde, et natuke rohkem avada seda mere äärt ja tuua inimesed siia kauni admiraliteedi basseini kaldale. Ja need inimesed siis, kes tahavad siin ringi jalutada ja aega veeta, et mida neil siis siin teha saab olema? Ja siia tuleb nii kortereid kui büroosid, ärisid, meelelahutust, hotelle, kultuuriasutusi. Millised siis esimesed silmnähtavad objektid siin admiraliteedi basseini ümbruses siis olema saavad lähimal ajal? Jah, ongi nii. Ma olen kuulnud, et te teete lausa silla siia kuskil. Jah, see on tõsi. Me liigumegi mööda ajaloolist admiraliteedi kanalit. See on siis admiraliteedi bassein ja meie sadam, siin Vanasadam, jaguneb, võib öelda kaheks. Üks A-terminal jääb siia vasakule ja D-terminal jääb siit paremale. Ja nüüd, et kliendid paremini saaks liikuda selle kahe terminali vahel. Sest ütleme ausalt, nad mõnikord eksivad ära. Eksivad ära, ja jäävad maha ka või? Ja jäävad maha ka. Sellepärast on meie head operaatorid, kes on siis siin suuremad operaatorid, Tallink, Viking Line ja Eckerline, väga ootel, et selline silt tekiks. Aga ta tuleb, ma loodan ka arhitektuurselt selline maamärk. Ja me loodame, kui kõik läheb hästi. Ja koostöö linnaga on sujunud meil väga hästi. Saame ehitusload ja kõik, siis me tahame selle aasta lõpus alustada ehitust.
ja no kellel siis jääb eesõigus, kas eksinud kruiisituristile või siis kiirustavale, sadamasse kiirustavale tšarterijahi kaptenile, et millal see sild lahti, millal kinni on? See on hea küsimus, eks ta talvel on ju kinni. Aga kui meie jahisadam on töös, siis ta on just nimelt ju lahti käiv sild. Ja tegelikult teeterminali me ehitame ligi 10 000 ruutu suuremaks, sest laevad lähevad suuremaks. Ja Tallingi Megastar on nii palju suur ja võimas laev, et paremini ja kiiremini teenindada, siis seda oli nagu hädasti vaja laiendada. No, Valdo, ilma ülemääraselt ennast kiitmata, millisel tasemel on meie siis Tallinna Sadama teenus teie operaatorite jaoks ja reisijate jaoks? No, mõistlikult jah. Aga võib öelda, et me oleme päris suured tegijad. Euroopas 4. Et selle 11 miljoni reisijaga me oleme ikka suur tegija. Kruiisiäri on hea äri ja ta globaalselt maailmas on kasvutrendis. Meil on võimalik põhimõtteliselt veel üks kruisikai siia samasse ehitada, kus me praegu seisame. Siin on väga head sügavused. Me oleme siin Põhjamuuli peal ja umbes selle kai äärde või kohta on plaanitud meil ka kruisiterminal. Ja see on siis sükene moodne hoone, ma kuulsin, supermoodne lausa. Just ta ei ole väga suur, vaid just ta on moodne ja ta on selline roheline, kui tohib öelda. Et me tahame teda seal jahutada, kütta võib-olla merevee kaudu, siis on seal päiksepaneelid. Aga mis veel oluline, me tahame avada ka linnarahvale. Ja pikki seda muuli, kuni muuli otsani, tahame tegelikult teisel tasandil luua sellise galerii, kui tohib öelda. Linnarahvale, noortele hea musitamiskoht, vaadata päikeseloojangut, eks ole. See on tegelikult koos selle kruiisiterminaliga selline nii-öelda võib-olla tõesti kingitus ka linnarahvale, mitte ainult külalistele. Kes uurib ja avastab, kes püüab kala, kes lihtsalt rändab ja seikleb. Elu merel on kirev. Ja juba järgmisel nädalal uurime Merevaate saates uusi meretoone, värelusi ja võbelusi. Olge terved!